Tere kõigile, tegemist on esimese episoodiga meie podcastist. Täna on külas ajaloolane, kõigile tuntud David Vseviov. Tere, David! Aitäh kutsumast ja aitäh komplimentide eest. Neid on alati väga meeldiv kuulda. Absoluutselt, ega need komplimendid ei ole ka minu välja mõeldud, nii et selles mõttes see on ilmselt niisugune ühiskondlik seisukoht, ütleks niimoodi. Aitäh. Kiirelt võib-olla tahaks küsida seda, mis puudutab meie praegust olukorda nii-öelda seoses viirusega, et kas sellest hetkest, kui see kogu viiruse teema hakkas tekkima tänaseni, kuidas teie nii-öelda vaatevinklid ja nii-öelda üleüldse see kogu nagu olukorra analüüs on toimunud? Kas te olete ühte või teist argumenti endas leidnud? Mis on teie peas toimunud nende viimase paari aasta jooksul? No ma arvan, et see, mis toimub minu peas, et see toimub seal juba ligikaudu 70 ja pluss natukene aastaid. Nii et iseenesest kõik see, mis seondub viirusega, ei ole ju midagi, mis on pannud mind kuidagi ühiskonda suhtuma teisiti ja saama maailma asjadest aru kuidagi teisiti, kui ma olen seda teinud varasemal ajal. Aga loomulikult igasugused sündmused panevad ju sul natukene või sind natukene vaatama asjadele teise nurga alt. No kas või mis puudutab inimeste suhtumist. Põhimõtteliselt ju ajaloolasena on see kõik ju teada ja ei ole jällegi midagi uut, et inimesed reageerivad erinevalt, et inimesed kuulavad erinevaid hääli, et inimesed võtavad seda informatsiooni erinevatest allikatest, see oli ju põhimõtteliselt kõik teada. Aga ikkagi see on väga konkreetne situatsioon. Ja väga huvitav on ju jälgida, paratamatult ajaloolase elukutse on selline, et see valdkond, millega sa tegeled, see on ju kauge minevik. Ja sa positsioneerid selle suhtes ennast kuidagi kõrvalvaatajaks, mis on paratamatu. Ta ei saa ju osaleda nende sündmustest ja vaat see niisugune kogemus vaadata asju kõrvalt. Seal on teatud oht, et sa paigutad ennast kuskile väljapoole neid sündmusi. Ja siis sa neid vaatled ja siis sa mõtiskled ja siis sa tuled teatud järeldusteni. Ühesõnaga lühikalt vastates sellele keerulisele küsimusele, muidugi see on sundinud mind mõtlema mingitele asjadele, millele ma varem pole nii palju mõelnud, aga samas ei ole siin ka põhimõtteliselt midagi niisugust rabavalt uut, millega ma poleks mineviku variandis kokku puutunud. Kas te mõtlesite tol hetkel, kui see viirus hakkas tekkima, et et vaatame, mis nüüd juhtuma hakkab, et kas mingisugused nii-öelda panused, kuidas see olukord võiks nagu välja töötada, et selle koha pealt? No nii see otseselt ei ole, sellepärast, et midagi pole parata. Jah, ajalugu on minu jaoks nagu laboratoorium. Mõistad inimest ja tahad teda mõista, no kuhu sa siis lähed ikka minevikku. Aga suisa nii, et ma nüüd naudin kuskil reaalsuses laboratooriumis olemist ja midagi pole parata. Nende sündmuste tulemusel on meil ju 100 surnud inimesi. Aga seda lihtsalt ja ilma emotsioonideta kõrvalt vaadata ole paraku mingi katses elu. Jah, Aga ma otse ju küsimustele reeglina ei vasta, nii et ma saan aru, et neid on päris keeruline esitada. Aga nad on ka sellised, millele ei ole niisugust väga konkreetset jah-ei vormis vastu. Absoluutselt, see on selge, aga teie nii-öelda prognoos on see, et kas see on miski, mis siis ühiskond saab kogeda ja läbi elada, et selles mõttes, et see on niisugune tähtis ajaloopunkt, kus siis me tegelikult kogusime sellel koroona hetkel mingisugust ajaloolist mälu ja mingist niisugust kogemust. Nii see on, aga paraku inimkonna mälu ei ole ju väga pikk. Kui ta oleks pikk, siis ei oleks pärast esimest maailmasõda ja kõike neid jõledusi ja õudusi puhkenud teine maailmasõda. Tähendab,
ja millises variandis? Sellises variandis, et ikka leidus inimesi, kes olid valmis minema, kes olid nakatunud selle mõtte ka, et lähme jälle kuskile ja teeme midagi sellist, mida nad olid ju inimkonnana läbi teinud kuskil. See on ju kummaline. Kui me võtame kas või konkreetselt Saksamaa variandi, no polnud ju perekonda, kellel poleks kuskil raamis surnud esimese maailmasõja päevil või raskelt haavata saanud või invaliidistunud isa, vanem vend, poeg, lähesugulane, tuttav, sõber. Ja kõik on nagu meelest läinud, millega see lõpeb. Seoses selle ajaloolise mäluga tahakski nagu küsida just selle koha pealt, et kuidagi on kogu inimkond nii üles ehitatud, et meil paraku vist ei ole võimalik meie kogemust üle anda järgmisele põlvkonnale, sellepärast et iga järgmine põlvkond ei usu seda või siis ei kuule seda, mis on olnud enne ja iga uus põlvkond tahab läbi elada ise kõike seda, mis elus juhtub. Et kas see on lihtsalt meie paradigma selline, et meie kasvatuses ei ole ajaloolist mälu, et selles mõttes me ju teame traditsioone, kus traditsioon läheb edasi ja kehtib, aga paratamatult võib-olla, ma ei tea, kas see on siis Nõukogude Liidu järgne põlvkond, mis hakkas tekkima, kes on ilma mingisuguse mäluta, et kus see tuleb, et me kaotame seost sellega, mis on olnud meie enda ajalugu? Selles küsimuses oli kohe mitu küsimust tegelikult ja ega neile nii väga lihtne vastata ei ole. No kõigepealt, mis puudutab millegi kogemist. No ma ei arva, et see põlvkond, kes pole kogenud raskelt haavata saamist, niimoodi, surma või virelemist kuskil kaevikut, unistaks selle kogemisest. Nii et need kogemised või see soov midagi kogeda, midagi negatiivset, midagi koledat, ma arvan, et seda ei ole. Aga mis on soov samastuda millegiga. Ja kui me mõtleme sellele soovile, me oleme ju seda väga sageli näinud. Me oleme seda sageli näinud mingi stiilipeo variandis. Ütleme mingi stiilipidu, no meil oli natuke näiteid Saksamaast, aga me võime võtta ka Nõukogude Liidu. No kui on stiilipidu, siis me paneme endale selga need ilusad mundrid. Võtame ikka selle konkreetse näite. Munder on ju aastast tinglikult 1938. Puhas, kui ta on riigitud, kui ta on läikima löödud ja me samastame ühe ajastu, ühe konkreetse lõiguga. Selle lõiguga, kui kanti neid ilusaid mundreid. See samastumine nagu laieneb sellele samale ajastule, sellele ideoloogiale, kõigele sellele. See paistab meile olevat kuidagi samastamist väärt. Ja me sellest samast ajajärgust ei võta ju seda mundrit mingisuguses variandis, mis näiteks on jäädvustatud fotodele pärast Stalingradi kasvu. Kus see sama munder muidugi jutumärkides, rebenenud, on verega määrdunud, inimene on läbi külmunud, tal on jalad mähitud mingitesse nartsudesse, pähe on tal seotud mingisugune sall. Me ei samastu selle mundriga. Me ei korralda stiilipidu selles mundris. Ja võt see soov samastuda, need valikud, mida me minevikus teeme, me valime sealt need sündmused, mis meile paistavad kuidagi samastamist väärsetena. Ja unustame, et see on üks lõik mingisugusest ajajärgust. Ja kui me oleme nii sisse elanud, siis me kujutamegi ette, et tinglikult, et sõda, see ongi midagi niisugust, ilus marssimine nendes ilusates mundrites, mingid võidupeod, midagi sellist, mida on jäädvustanud ka loomulikult fotod ja see ongi üks osa sellest minevikust.
ja et kui me hakkame seda ihalema, siis tahes tahtmata me ju toome jälle sealt ajaloo kolikambrist tegelikult olevikku ka selle teise osa, mis võib olla jah, selle nähtuse lõppfaas või paralleel mingisugused sündmused ja nii edasi. Nii et küsimus on ju alati selles valikutes, aga meile on omane otsida ja samastuda. Keegi ei taha ju minevikus samastuda autostega, viletsusega, läbielamistega. Mis on parasjagu ka reaalsus. Just nimelt, mis on sama reaalsus nagu need sündmused. Ja et siis, kuna see ära unustatakse, siis kujutataksegi ette, et aga miks mitte taas luua see minevik just nimelt selles variandis. Aga see on pettepilt, mis lõpeb samasuguste tulemustega, nagu ta on alati lõppenud. Et selles on see minu meelest probleem, sest kui keegi tahaks ja peaks meeles ka seda teist külge, vaevalt ihaletaks selle ajastu. Kas see on haridusküsimus või see on ikka perekondlik niuke kasvatus? Ei, ma arvan, et see ei ole hariduse, muidugi, haridus loomulikult, ilma hariduseta ei ole midagi. Ja kasvatus täpselt samuti, aga see on mingi niisugune hürgne inimlik soov eristuda, samastuda. Me oleme ju põhimõtteliselt karjaviisilised elukad. Ja me tahamegi kuuluda kuskile, olla kellegi moodi, see on ju meisse sisse kodeeritud. Miks me ostame ajakirja Kroonika, miks ehitseme, vaatame neid inimesi, mis asi on mood, kui mitte samastumine, me tahame olla nendega sarnased ja kellekski eristuda. Need on kaks niisugust tohutut impulssi, mis panevad meid tegema mingisuguseid valikuid ja ka valikuid väga õige minevikust. Sest ma hiljuti lugesin remarki viimasel ajal, kuna see enam-vähem kogu tema teoste niuke sari ongi sellest ajast, kui on olnud nii esimene kui ka teine maailmasõda ja ta räägib paljudest asjadest detailides, kuidas see päriselus on ühel või teispool nii-öelda sõja olla ja lugedes neid detaile, ma sain aru sellest, miks nii-öelda vanem põlvkond, kes osales sõjas, ei taha jagada neid mitte isegi kogemusi, vaid lihtsalt ei taha rääkida sellest, mis toimub. Sellepärast, et see on niivõrd katastroofiline pilt, et nad psühholoogiliselt ei suuda lihtsalt endale isegi meenutada. Et me räägime sellest, et kui nii-öelda lahingu ajal sinu parima sõbra üks asi on lihtsalt laip, aga teine on see, et sa näed teda tükkidena puu otsas ja kõik see, mis nii-öelda, sellises pildis tuleb välja, et tõepoolest, et need, kes on ilmselt alati öelnud, et vanaisa räägib, on üks äge lugu, et kuidas teil kõik asjad toimusid, siis parasjagu nüüd ma mõistan seda, et aga mis olid need detailid, mis seal parasjagu toimus? No loomulikult see on raske. Me ju teame seda kas või Vietnami sõja ja teiste Afganistani ja veteraanide näitel. Et kui sa sellest lahti ei lase, siis ega lihtne ei ole. On psühhiaatrilised probleemid, ravi, siin on jumal teab mis, siin on ka osa kuritegevus. Ja et nii see on. Ja siit ka soov sellest lahti lasta, mis on ju kaitserefleks mingisugune, mis seletab ka, miks inimesed ei taha sellest rääkida. Sest rääkides elad sa ju selle uuesti läbi. Just. Ja see ei ole muidugi võrreldav sõja ajaga, aga väga hea näide on ju inimeste meenutused Nõukogude armees veedetud ajast. Kui ma ise räägin neid lugusi 2 aastat pärast ülikooli, siis sa kuidagi jutustad ikka räägid nendest jaburustest ja kõik naeravad ja no küll ikka sai nalja, kui seal asfalti värviti ja ma ei tea, mida seal kõike tehti. No oli naljakas. Aga tegelikult see oli ju 2 aastat mõttetult raisatud aega ja mitte lihtsalt kuskilt suvalisest eluperioodist võetud aeg, aga need 20. eluaastad, kui sa oled ju kõige teovõimelisem
sa veel jaksad oma unistusi realiseerida, on tohutult ideid. Sind järsku sunnitakse mingisse keskkonda, kus sa pead tegelema täieliku jaburusega, aga tagantjärele sa räägid mingeid naljakaid lugu. Sellepärast ei taha seda meenutada. Just nimelt, tähendab, kuidagi ilmselt sa pead ju mingisuguse õigustuse, vale sõna, aga mingi seletuse sellele ajale ju leidma. Mis siis, et see aeg ei olnud sinu poolt vabatahtlikult valitud, aga ikkagi. No ja loomulikult, ja siis sa näed ka sealt midagi positiivset või oskad sealt mingisuguseid asju välja. Ega varianti ei ole, sest ilmselt ei taha kogu aeg rääkida negatiivsetest asjadest. No loomulikult, mis sa seal räägid ja keda see huvitab. Jällegi naljakad lood lähevad ju kõigele peale, aga kui sa hakkad seal meenutama midagi, mis on kaugeltki meeldiv, siis... Kas äkki see on seotud lihtsalt nii-öelda isiksusega, et loomingulisel inimesel ongi väga raske olla sellistes tingimustes, kus mis ei oma mõtet nii-öelda see kogu nii-öelda tegevus, nii et võib-olla osale inimkonnast see sobis hästi, see ajab parajaks tegemine. No kindlasti ja samas jällegi mõtlev inimene võib endale leida ka seal ükstaskõik mida. No me näeme ju päris palju ka Eesti variandis on ju inimesi, kes tulenevalt ja tuginedes nendele mälestustele on kirjutanud hiljem mõne raamatu. Need kogemused kuskil ära. No mina sisustasin seda aega nii palju, kui seal seda aega oli. Niisugune lõbus eksperiment, seal oli kohalik raamatukogu, raamatuid polnud seal palju, valdav osa nendest raamatutest olid nõukogude autorite teosed, aga siis oli eraldi niisugused rubriigid, prantsuse kirjandus, Itaalia kirjandus, Hispaania kirjandus ja kuna iga ühte oli ligikaudu 10 raamatut maksimum, siis ma mõtlesin, et see on nii väga tore, kui ma loen läbi kogu prantsuse kirjanduse. Ma saan öelda, et ma ammendasin selle raamatukogu kogu prantsuse kirjanduse. No niisugune väikene seigakene, aga see andis jälle kuidagi niisugust elujõudu. Ja kusjuures nende raamatute seas olid ju mõned sellised, mida ei oleks pidanud lugema. Lugeda oli midagi hoopis paremat. Aga just nimelt see püstitatud eesmärk, et ma loen läbi kogu prantsuse kirjanduse selle raamatukogu. See kõlab hästi. Just nimelt. Valikus, siis see kõlas kuidagi hästi ja inspireeris. Kas te mäletate oma psühholoogilist niisugust seisundit või niisugust sisemist argumentatsiooni just nõukogude ajal nii-öelda oma niisuguse noores eas, siis nii-öelda küpsemas, et selles mõttes, kuidas te mõtestasite seda, mis toimub, kus te olete? Oi, seda on tagantjärgi väga raske öelda. Kõik need küsimused, mis puudutavad ka eneseanalüüsi mingis teises ajas ja mitte lihtsalt teises ajast lähtuvalt inimese vanuse muutusest, vaid ka arvestades neid sotsiaalseid, poliitilisi, kõike muid tingimusi. Siis need on nagu ikkagi mingid tagantjärele tarkus. Ma võin ju arvata, mida ma mõtlesin, ja täna isegi arvata on vale. Mingi konstruktsioon, mille ma teen tänasel päeval aastal 2020. Kas see vastab ja kui palju see vastab sellele, mida ma tundsin, ma tunnetasin, mida ma kuidagi mõtestasin aastal seal 1965-67. Väga raske. Aga üks on selge, et sa lõid mingisuguse oma maailma. Need olid ju kõik omad maailmad, kus sai ikkagi olla vabana sellest nendes piirides, jah, just nimelt. See oli mingi niisugune teater, mida on ju väga paljud ka meenutanud mälestuste siis raamatutes, et need niisugused ringid, mida ei ole tänasel päeval, mille järgi pole vajadust. Me käisime külas lakkamatult. Külla võidi saabuda kell 2, kell 3 öösel. See oli nii levinud. No kõigepealt ei olnud ju ja hea variant oli ju see või tulenes ka sellest, et kedagi hoiatada ei saanud.
telefone ju ei olnud ja see õigustas. Seda on raske kujutada ette tänapäeva noortele. Saabusid siis kuskile kell 2 öösel, aga või võtame näiteks tuntud koht, mis on ka läbi kirjutatud, Kuku klubi Tallinnas. Oli omaette maailm, ainus koht, said ennast tunda natukene vabamalt. Või kui ma olin üliõpilane Tartus, siis oli ülikooli kohvik. Vot mingid niisugused maailmad, mis kuidagi sind tõid kuskile nagu teise suhtlusringi või ja kuidagi said seal ja toimetasid mõtlemata sellele, mis on ju väga huvitav. Näiteks ma sain täna ühe raamatu. Inimene kinkis mulle ühe raamatu, saatis postiga ja jõudsin lihtsalt mõned fotod ehitseda. Ja üks foto oli näiteks selle inimese klass, kooli lõpetamispilt 49 aastal. Ja me teame, mis toimus 49. aastal, hüüditamine. Ja pilt, kooli lõpupilt, seal oli jäädvustatud, ma arvan, 25-30. Ma praegu mõtestan seda pilti nagu tagant järele. Ja nad on kõik rõõmsad, sest nad rõõmustavad kooli lõpu üle. Noh, mitte et kool lõppes, nagu on, klassikaline. Ja ma mõtlesin, et kui ma selle pildi kõrvale panen mõne pildi aastast 2020, 21 veel ei saa panna, koolid pole lõpetatud, aga 20, jah, siis ma näen enam-vähem sama silmavaatega inimesi. Kui me nüüd aga mõtleme sellele kontekstile, siis see on ju hoopis. Ja jällegi ilmselt need inimesed, kui see on üldsegi välistatud, keegi nende lähedastest laine alla ja kuskile minema pühid. Aga jällegi, üks hetk, võib-olla mõne minuti pärast oleks nende näoilmed olnud juba teis. Aga võt mingi. Aga kas teil sõprade vahel oli mingisugune debatt, kas kommunism on nii-öelda see, mida tuleb ehitada või ei olnud, loomulikult. Üldiselt Eestis oli ikka väga vähe neid inimesi, kes kõik tõsiselt. Jah, mida ka mina tegin ja mis tagantjärele on muidugi täiesti naiivsus. See 60ndate lõpulaine, kõik need Tšehhi veel sündmuste eelsed ajad ja kui oli niisugune tunne, et saab nagu midagi teha, et kas sama komsomoli või parteiliinist, et on võimalik seespoolt, mitte õõnestada, mitte midagi, aga midagi niisugust täiesti naiivne. Kas nii-öelda sisemiselt inimesed üleüldse arutasid selle üle, et kuidas see nii-öelda lääne kapitalistlik maailm töötab või see nii-öelda oli ikkagi kuidagi niisugune suletud ring teemadest, et pigem inimesed arutasid selle üle, mis neile pakkus huvi ja nii väga poliitiliselt ei olnud. Mida inimesed arutasid ja kuidas see oli? Kui kellelgi õnnestus ära käia kuskil välismaal. Ma hästi mäletan, töötasin tol ajal ajaloo instituudis ja üks hea kolleeg käis ära Soomes. Ei kujuta ette, et kui keegi tuleb Soomest, et siis vaetakse laud ja siis ta hakkab meile rääkima, mida ta seal nägi. Tõesti, jah, poes olid vorstid ja edasi. Nii et see kõik oli. Ja mida ma mäletan ühte teist tunnet. Ma vist ei tundnud ennast kunagi, jälle üks vale sõna. Kõik need sõnad mitte kunagi ja nii edasi ei maksa mitte midagi. Aga see on ikkagi üks emotsioon, mis on meelde jäänud. Ja siis ma selle jutu peale räägin ühe teise jutu. Või ma ei unusta muidu. Esimene jutt on järgmine, et seostub ajaloo instituudiga ja meie direktor, kellel olid ilmselt tutvus, organiseeris meile instituudile ühe ülastuse. Ülastuse, mis tänasel päeval keegi midagi sellist ei suuda ette
ette kujutada, selleks oli vaja veel kord tutvusi suuri ja meile korraldati ekskursioon Tallinnas sadamas seisvale laevale Georg Ots. Arvan, et eksil. Ja see oli, me pidime ära andma oma passid, muidugi olid kaasas, nii et me nagu ületasime Nõukogude Liidu piiri. Samas me olime siin Tallinnas, igaüks võib ju minna ja vaadata seda kohta, kus need laevad seal seisid. Ja me olime niisugune tunne, see oli nii alandav tunne, et sa käid ja vaatad seda, see oli nagu loom kuskil loomaaias, natukene välja lastud ja sa vaatad neid tühje baare, tähendab tühje inimestest, vaatad neid pudeleid, neid värvilisi, mis on sulle täiesti kättesaamatud ja mingid kunstpuud, ilusad, mida Nõukogude maal ju ei olnud. Sulle näidatakse siis seda lääne elu niisukeses variandis, interjööris. Kuskil ei pääse, välja ei lasta. Ma üritasin mitu korda sõita külla tuttavatele Soome, kunagi ei lastud. Ja nüüd sa käid seal. See oli kuidagi nii alandav. Ja vaat see tunne, niisugune tunne, see kestis ja vaat ta on sinusse kuidagi süüvinud. Ja ma nii väga hästi mäletan, millal ma sellest lahti sain. Nüüd on sellest ka päris palju aega möödas, aga see oli ikkagi aastaid pärast seda, kui meie võimalus kuskile sõita muutus normaalseks, selliseks nagu ta on tänasel päeval ja peabki olema. Ja ma sain kokku ühe vene ajaloolasega, väga huvitava ajaloolasega, normaalse ajaloolasega Viru hotellis. Ja me istusime seal all fuajees, seal on tavaliselt need kohvikud ja seal mingid kohvi ja millestki me rääkisime. Ja ma väljusin hotellist. Järsku ma taipasin, et midagi on teisiti. Ja kui ma olin astunud seal veel paarkümmend sammu, siis ma sain aru, et esimest korda ma väljun Viru hotellist nii, et ma väljun ühest hoonest, nagu hoonest väljutakse, ilma mõtlemata, et omal ajal ma sinna sisse ei pääsenud. See oli siin samas, kes Tallinnas, üks hoone, kuhu Nõukogude inimene sisse ei pääsenud. Nii palju võttis aega, et unustada lihtsalt. No ja kuidas, ja võib lõputult neid lugusid lisada, aga ma ootan järgmist küsimust. No üks küsimus, tähendab, kust need küsimused tulevad, on see, et tundub, et praeguses maailmas jällegi see viis, kuidas mõtestatakse seda ajalugu ja kogu seda kommunismi, sotsialismi, et on hakanud tekkima niisugused tujud, et kes kapitalistlik maailm, mis põhineb nii, kuidas inimestele tundub ekspluatatsioonil, samamoodi, mis puudutab ka keskkonnateemat, üleüldse inimelu, et see lõputu tarbimine ei ole kõige toredam asi, et äkki on võimalik elada mingisugust tervislikku, sotsiaalset elu ja paljudele tundub võib-olla ka see, et jälle Nõukogude Liidu projekt ei olnud edukas lihtsalt sellepärast, et valed inimesed olid, kui midagi läks valesti, et äkki on võimalik midagi teha väga sarnast, aga niisuguse, jällegi 21. sajandi moodi. Et kas sellised nagu ideed tekitavad teis niisugust pigem niisugust naeru, et nii see on, iga uue põlvkonnaga nad arvavad, et kui nemad võtaks asjad ette, siis nad parandaksid need ära või kuidas teie suhtute sümpaatiasse, mis puudutab sellist kommunismi ja sotsialismi? No suhtun sümpaatiasse, mis puudutab neid samu nähtusi täiesti negatiivselt. On suhtumine. Aga mis puudutab näiteks seda lootust, et uued inimesed teevad midagi põhimõtteliselt teisiti, siis seda väidet ajalugu ei kinnita. Ei kinnita tulenevalt sellest, et inimene pole ju muutunud.
aastate jooksul. Soovid, unistused, pürgimised on kõik samad. Et ta realiseerib neid soove teisiti. No ei kappa kallima juurde mitte hobuse seljas, vaid sõidab Opeliga. Nii et põhimõtteliselt, kui inimene pole muutunud, siis ei saa ka muutuda see tulem, mida siis need inimesed lõpptulemusena korda saadavad. See on üks asi. Aga ma ei mäletagi. Sellest, et inimesed sümpatiseerivad selles suunas. No kõigepealt, mis puudutab nüüd tootmist kui sellist, siis ega Nõukogude süsteem polnud ju orienteerunud millegile muule. Küsimus oli lihtsalt, kuidas seda tootmist organiseeriti. On siis mingi vabam variant. Nõukogude ajal oli see plaanipärasem variant, kus tootmist juhiti keskselt ühest keskusest ja no lihtsalt see ei olnud jätkusuutlik, aga täpselt samuti ju, mis oli selle süsteemi eesmärk, jõuda kommunismi ja rahuldada kõik inimeste vajadused. Aga inimeste vajadused on ju piiramatud. Nii et seda me teame. Nii et ega selles mõttes ju, kui nüüd oleks muidugi, seda kujutati väga naiivselt ette, et need vajadused ongi enam-vähem Hruštšovkade variandis, üks väikene köögikene ja tuba ja pisikene vannituba ja WC. Siis kui inimesel kõht on tühi, siis ta rahuldab oma seda vajadust, minnes sööklasse, kus saab ja nii edasi. No paraku inimeste vajadused on piiramatud, nii et kui tal on Ferrari, siis ta tahab veel paremat Ferrarit ja nii edasi. Ja selleks. Nii et ega seal põhimõtteliselt vahet ju nii väga ei ole. Ja muidugi see mudel, mis on rajatud lakkamatule tarbimisele, see ei ole jätkusuutlik. Selles ei ole küsimustki. Tarbijad on juba ammu välja arvestatud, et kogu maailm tarbida nii, nagu tarbib tinglikult keskmine ameeriklane, neid ressursse lihtsalt. Keegi isegi kalkuleeris välja, et kui Indias inimesed elaksid ühe päeva, nii nagu keskmiselt USAs, siis ala 3,5 päeva oleks vaja, et kõik ressursid saaksid otsa. Just nimelt. Ja me just praegu rääkisime samastumisest. Milliseid filme vaadatakse, millist elu unistatakse või millisest elust. Ega siis need inimesed, kes seal tõuklevad ja üritavad Poola kaudu pääseda kuskile Saksamaale, Belgiasse ja nii edasi. Nende ettekujutuses on ju, ja millega nad samastuvad ju täpselt selle sama lääne eluga, selles variandis, mida nad kujutavad ette. Väga suur osa neist, kellel isegi õnnestuks Euroopasse jõuda, ei hakka iialgi elama seda elu, mida nad ideaalis soovisid ja ette kujutasid. Muidugi, väljapääsmatus olukorras pesevad kuskil nõusid, mõned üksikud loomulikult pääsevad ka sealt läbi, aga väga paljud radikaliseeruvad. Miks nad radikaliseeruvad? Sellepärast, et see pilt, see unistus ei haaku selle tegelikkusega või sealt see lõhe on nii meeletu, et inimesed otsivad siis endale mingisuguseid teisi väljapääse. Nad astuvad organisatsioonidesse ja see on ju nii elementaarne, kus neid väliselt hinnatakse, neid kiidetakse, tubli oled, hindame sind ja seda ja inimene tunneb ennast seal lõpuks ometi mingisuguses olulises rollis, mida ta lootis leida selles ühiskonnas ja ei leidnud. Aga häda on ju selles ja ka need arvutused on juba tehtud, et paraku lihtsaid lahendeid üldse pole. Ja te mainisite keskkonda ja neid probleeme ja paraku ka siin ei ole lihtsaid lahendeid. Seda on ju ka välja arvestatud, et kui kogu Inglise autopark muuta elektriautodeks, mitmeid kümneid kordi peab maailmas
suurenema vase ja ma ei tea, mis metallide toodang, mis jällegi vastupidiselt toob selle kaalukausi hoopis teise suunda. Et need kalkulatsioone tuleb teha täiesti kõikidel skaaladel. Loomulikult, aga küsimus ongi selles, et me usume ja inimkond alati usub lihtsaid lahendusi. Vene keeles on väga hea väljend, panacea et всех бед, üks ravim kõikide haiguste vastu. Ja nii see paraku on. Ja vot siit lähevad need loosungid peal, mis on populism. Populism ongi midagi sellist, kus pakutakse välja sulle lihtsaid lahendeid väga keerulistele probleemidele. Ja ajaloo kogemus jällegi ütleb, et paraku neid lahendeid just mida aeg edasi, seda keerulisemaks ka kogu meie ühiskonnakorraldus loomulikult. Ja meile paistab ükskõik mis. Võtame loosung, ärme lase kedagi sisse. Väga meeldiv, ärme lase. Mida me sellega lahendame? Tegelikult me ei lahenda mitte midagi. Ja nii edasi. Neid näiteid võib tuua lõputult. Mis ei tähenda, et peaks toimima alati vastupidis. Selle Nõukogude Liidu süsteemiga on mul huvitav endal analüüsida seda, kust on minu vanemad tulnud. Nemad on siis 64 sündinud ja siis mina olen see siis toode, kes sündis 91. Ja ma üritan leida vastuseid, et kas see, millest koosneb nende isiksus, kas see on osa Nõukogude Liidu ideoloogiast, alates sellest, et kui on võimalus midagi võtta, siis tuleb võtta ja nii edasi, aga samas see minu põlvkond, kes on kasvanud üles ikka külluses, ütleme niimoodi, et kust kohast on see režiim, mis on nende elu väärtused kokku pannud ja kuidas selles mõttes vähendada seda mõistmist minu ja nende siis generatsioonide vahel, sest nemad ikkagi ütleme niimoodi, on ellujääjad oma ideoloogia ja siis mõtteviisi koha pealt ja siis ja minu põlvkond, kes on siis saanud enam-vähem kõike võimaluste koha pealt hariduses ja mis iganes tegevuste koha pealt, et meil on hästi suur mõtestamis üleüldse sündmuste ja kõige mõtestamise lõhe just selle koha pealt, et meie see, kuidas me näeme elus probleeme, on erinevate nurkade alt, et kuna jällegi nende elu esimeses faasis oli hästi tähtis leida lahendus väga paljudele probleemidele, alates sellest, et kuidas saaks süüa natuke paremat toitu, elada paremas korteris, saada midagi, siis seda kõike ei ole. Ja siis me olemegi niisugust kaks eraldi saart praegu, et ma ei tea, kas ajaloos on olnud sellist, ilmselt kõik on ajaloos olnud, aga sellist olukorda, kus generatsioon kasvab üles just külluses, et kõike on ja raske on valida ja paljud praegu lähevad hulluks selles mõttes, see on sama filosoofiline oli näide eestlist, kes seisab kahe võrdse heinakuhja ees ja ei suuda otsustada, millist ette võtta, et ära süüa ja sureb ära. Et praegu see valik on nii suur, et inimesi ei kitsenda mitte midagi ja nad selle tõttu ka on paraliseeritud, kuna sind ei survesta mitte midagi, sa ei tea, et mida siis eelistada, mida ette võtta, et kuidas teie näete seda olukorda? No see oli jälle üks väga keeruline ja pikk küsimus, mille algus hakkab juba meelest minema. Aga kõigepealt ma lihtsalt püüan markeerida midagi, mis on meelde jäänud. Kõigepealt muidugi, alati generatsioonid erinevad. Ja kui me räägime generatsioonide kategooriatest, siis me võime tõesti üldistada ja rääkida sellest, et üks nendes tingimustes, teine teistes tingimustes, üks seal Nõukogude Liidus, teine generatsioon kas või, see võib olla generatsioon mitte ainult ajas, vaid generatsioon ka ruumis, õigus läänemaailmas ja nii edasi. Nii aga kui me jõuame indiviidide tasandile, siis need vahed hakkavad minu jaoks kaduma.
sellepärast, et ma näen headust nende generatsioonide esindajate poolt esitatuna ja näen jälle midagi väga negatiivset ka nende generatsioonide puhul ja nende generatsioonide esindajate puhul, kes peaksid olema kasvanud nagu nendes tingimustes, kus midagi, mis seda pidi tingima, nagu ei oleks või puuduks. Või sageli räägitakse sellest, et korruptsioon ja nii edasi, et see on tingitud väga palju sellest, et me oma juurtega tuleme Nõukogude ajast, jälle see generatsioon ja nii edasi. Samas, kui me avame mingisugused uudistekanalid ja loeme, siis me näeme neid ilminguid nii Rootsis, Jaapanis ja maailmas, mis nagu peaks olema hoopis teises ajaruumis kujunenud, need inimesed peaksid olema kasvanud hoopis teistes tingimustes, aga ei, tuleb välja. Minu jaoks alati on niisugune tunne, et see inimlik faktor on olulisem. Ka täiesti niisugustes tingimustes, kus nagu valikuid ei oleks. No tuletame meelde film Schindleri nimekiri. Inimene on paigutatud mingisse situatsioon. Inimene kannab selle partei märki. Aga ta suudab vähemalt ka nendes oludes mõelda kuidagi teisiti, mõelda inimlikum, olla väljapool seda nõudmist, mis sellele generatsioonile esitatab. Või ka Nõukogude variandis, nendes mälestustes, vangilaagrites, kus mõni vangivalvur, kes on pandud valvama, on sunnitult, on võib-olla värvatud tavalise sõdurina, aga mõni virutab jalaga lihtsalt mõnele vangile, sellepärast, et inimesena ta on selline. Teine ei tee seda mitte kunagi. Nii et alati on need valikuraamid. Alati on need olemas. Nad võivad olla väga ahtakas, aga nad on olemas. Ja vot see on minu jaoks tunduvalt olulisem. Ja ma lähtuksin pigem sellest, kui nüüd, et mingi märk oled ära märgistatud, sa oled selle generatsiooni esindaja ja nagu ongi kõik selge. No ei ole selge, ei ole selge. Ja vot see ongi niisugune moment, mis mind mõnikord natukene häirib. Ka selle mineviku, selle Nõukogude mineviku suht. Et me oleme sinna tõmmanud mingisugust väga kindlad jooned. Need on head, need on halvad. Aga tegelikult need jooned on hoopis hallimad. No ma võin isegi sellise näite tuua, et no ükskõik, et no partei liikmed, mitte partei liikmed. Nagu see joon jookseks siin. No samas ma võin öelda, et KGB informaatorite seas oli mitte partei liikmeid, tunduvalt rohkem kui partei liikmeid. Sellepärast, et võib-olla need ringid ja nii edasi. Neid näiteid võib tuua lõputult. Nii et see kõik, see muster on hoopis keerulisem ja ta ei jookse alati mööda seda põlvkonna. Muidugi, olles selle põlvkonna esindaja, ja mida ma ka enam ei tee viimasel ajal, ei mõtle sellele. Aga ikka tuleb meelde, astudes veinipoe uksest sisse, no see valikute võimalus. Siis ikka kuskil tuleb meelde, et no heal juhul oli võib-olla 2 pudelit eri sorti Moldaavia veini. No see kõik on muutunud. Jah, ja ikka tulevad, aga see on paratamatu. See on täpselt samuti nagu minu nooruses inimesed rääkisid Eesti ajast, meenutasid neid võimalusi. Ma jällegi nii hästi mäletan, kuidas ma vaatasin ema fotoalbumis neid pilte, kuidas, see oli vist aasta 38, kuidas nad olid klassiekskursioonil Stockholmis. Kui sa vaatad seda Nõukogude aja poisina, siis sa ei saa üldse võimalik on. Võimalik. Klassiekskursioon Stockholmi. Nii et see on paratamatu. Jah, nii see on. Aga ma ikkagi arvan, et ka need kontaktid te joonistasite välja väga konkreetselt. Oma sünniaasta, vanemate sünniaasta ja see lõhe. Aga ma arvan, et see lõhe on ikkagi rohkem milleski muus.
me paneme kõik need aastaarvud ja teie vanemad ja teid jutumärkidesse. Et need on ikka milleski muus kui absoluutselt tingitud, et nad oleksid tingitud ainult põlvkondlikust erinevusest. Ma arvan, siin on midagi muud. Sest jällegi, võtame selle põlvkonna, kes on sündinud 91. aastal. Kas neil siis erimeelsusi ei ole? Kas nemad siis näevad kõiki asju ühtemoodi? Kas nemad siis moodustavad ühe partei? Kas siis kõik nemad kuuluvad siis, ma ütlen tinglikult Eesti 200-sse või EKRE-sse? Ei, me leiame neid inimesi nii siin, sotsiaaldemokraatid, Reformierakond, nii edasi, kui me võtame poliitilised sümpaatiad ja maailmavaadet. Ei ole niimoodi. Päev välja, et väga erinevad on need. Neid ühendab eksistentsiaalne kriis igal ühel. No võib olla, aga uskuge mind, ka minu põlvkonna esindajatel on eksistentsiaalsed kriise või läbi elatud neid kriise. No alati tundub, et see kriis on kõige sügavam endal ja loomulikult teistel seda ei ole. Ei, muidugi. Jällegi mitte kui põlvkonna esindajal, vaid kui inimkonna esindajal. Aga see nii-öelda katse jällegi minu vanemate põlvkonnalt anda lastele nii-öelda hea ja parem tulevik võrreldes sellega, nii-öelda, mis väljakutsed. Oi, uskuge mind, nõukogude ajal mõeldi täpselt samuti. Ka tol ajal olid head koolid, olid viletsamad koolid. Mõeldi, no ma võin öelda, et minu vanemad panid mind vene kooli, just nimelt eesmärgiga, et ma omandaksin vene keele, sellepärast, et valikud on suuremad, kõrgkoole on rohkem, võib-olla tahab midagi väga niisugust omalaadselt kunagi õppida, saab minna Moskvasse, Leningradi, nii et see loogika oli selline. See endiselt jääb iga vanemane sa tahad ikkagi oma lapsele paremat, mitte teine variant on see, et sa võid valida neid väljakutseid, et mitte, ma ei tea, miks see nii on, aga vähemalt tuttavate seas Vene ringkonnas on olnud nagu populaarne oma laste toetamine niivõrd pikalt, alates sellest, et sinu vanaema on kogu aeg sinu lastega, sulle organiseeritakse korter ja kogu see asi, et selle peale, siiamaani paljud nii-öelda jällegi 60-ndates sündinud, nad on planeerinud oma elu niimoodi, et jätkuks nende lastele, mitte ainult neile, et neil, praegu võib-olla sellist nagu mõtteviisi meil vähemalt uuel põlvkonnal ei ole, et küll, sest meile tunduvad need probleemid palju lihtsamad, kuna korter on võimalik osta ja selleks, et saada laen, see on ka võimalik, sa võid tööl käia, et see ei ole tänapäeval nii suur probleem, aga arvestades viimase aja korterite hindu on see muidugi suur probleem. Seda kindlasti, aga valikut on rohkem kui jaa, aga valikut pole kaugeltki absoluutselt kõigel. Me ei pea seda unustama. Väga sageli see on ka, et me elame ikkagi nendes oma mullides ja kui veab ja juhtub ja on kujunenud, et sinu sõprusringkonnas on inimesed, kes pangalaenu saavad endale lubada korterid, mille sissemaks on seal vähemalt 100 000. Kokku maksumus ligi 300 000, sest hinnad juba on sellised, kui sa tahad vähemalt 3-toalist korterit tuleviku silmas pidades. Ega see ei ole kogu Eesti elanikkond ja kõigile võimalikud lahendid. Neid inimesi on ka. Aga ega siis ju põhimõtteliselt vahet pole ka ju selles. Nõukogude ajal hangiti vaipa. Hangiti mööblit, kasutati tutvusi, rääkimata korterist. Tänapäeval on lihtsalt üks ekvivalent sellel kõigel ja see on raha. Aga põhimõtteliselt see pürgimus, see soov saada, see soov muretseda, kuidagi jõuda nii kaugele, see on ju kõik sama. Siin ei ole ju põhimõttelt vahe. Aga see, kuidas nii-öelda inimesed jällegi nende asjade nomenklatuur on muutunud. No just.
mainisite külas käimist ja niukest rohket suhtlust, et ma ei tea, kas teil on endiselt sama nii-öelda elustiil, et te olete inimeste inimene või see nii-öelda tähendab, või see stiil on kuidagi muutunud, et no stiil on muutunud või ütleme niimoodi, see on muutunud tulenevalt juba sellest, et väga palju nendest, kellega omal ajal ju väga lähedaselt suhtlesid, neid enam ei ole. No mis paratamata. Ja väga tihti, no harva juhtub, et inimesed leiavad uusi sõpru või väga lähedasi inimesi, kui nad on ju vanuses 50 ja pluss, õigus. Tavaliselt ikka need sõprusringid kujunevad kooli, ülikooli ajal kuskil ikkagi enam-vähem sellel ajal erandeid on alati. Võib leida sõpru ka, kui sa oled juba vanade kodus ja miks ka mitte, see on täiesti normaalne, aga see on pigem ikkagi erand. Tähendab, see muudab, muidugi see muudab ja suhtlus ja töö kollektiivides on ju hoopis väga paljud valdkonnad, mis nõukogude ajal andsid inimestele tööd ja leiba, need olid ju ja inimesed viibisid seal olukorras, kus mingid hirmu tööd kaotada, no kui sa on seal padujoodik, siis anti ju andeks, ei olnud ju. Aeg oli maa ja meri ja midagi muud ju eriti varastada ka ei olnud, eriti nendes asutuses töötasid humanitaarid. Nii et selles mõttes oli inimestel ka töökollektiiv, suhtlus oli hoopis teine. Keegi kedagi konkurendina ei käsitlenud või alateadvuses istunud see niisugune teadmine. Seda, et homme sinu firmal võib halvasti minna ja nagu tänapäeval, et midagi suletakse, kohvikul pole kliente, no seda muret ju nõukogude ajal ei olnud, saba oli igal pool. Ja võt siit ka niisugused oludest tulenevad suhted. Selles mõttes oli see teine, muidugi. Mulle tundub, et ma olen jällegi kahe vahel, et minu vanemad üritasid kokku viia mind jällegi veel eelmise generatsiooniga, milleks on siis vanavanemad ja kogu nii-öelda seltskond, mis oli seal, kelle nii-öelda koos viibimised olid alati seotud harmooskaga, muusikaga ja kogu suure nii-öelda hulgaga ja neid sugulasi oli palju ja näha on see, et ühed poolt ma tunnen ennast natukene nostalgilisena, et ma näen, et sellist asja ei ole ja inimeste vahel on väga raskeid seoseid luua. Inimesed on palju keerulisemad olendid juba praegu, et nad on selline nii-öelda lukk, millele ei ole lihtsalt võtit enam võimalik leida ja ka nii-öelda suhete puhul tänapäeval ei ole lihtsalt see, et te saate kokku, te armute ja siis teil on juba mingisugused väärtused, mida on teada, mis on tema pool, sinu pool ja te enam vähem saate aru, kus te olete. No suhted nõukogude ajal oli ikka materiaalne väärtus. Just. See on ka üks suur vahe. Tänapäeval suhted on hoopis midagi muud. Meie võime suhelda, sest meil on tore suhelda, aga meie suhtes pole seda mõtet, mida te saaksite mulle hankida. Sest kui te oleksite näiteks kalapoe müüja, siis ma suhtleks teiega juba sellepärast, et ma saaksin mõnikord leti alt head kala, näiteks. See juba tingis ka mingisugused teised suhted. Muidugi, vaevalt kalapoe müüjana, me mängime praegu mängu, et te olete kalapoe müüja, kutsuks ma teid pidevalt külla, aga kui ma tänaval teid näeksin, kindlaks peatuks, teie suhtleksite minuga sellepärast, et ma olen lillepoe müüja, kunagi ei tea, millal seda vaja. Millal see on hoopis teine suhete tasand, tänasel päeval see kõik puudub. Ta võib-olla ei puudu absoluutselt, ta ütleme niimoodi, selle roll on tunduvalt väiksem, kui ta varasemal ajal. Ma arvan, et poliitikas ja mingites maailmades need suhted, mis on analoogilised nendele suhetele, kehtivad ka tänasel päeval. Meie toetame sind selles küsimus, sina toetad meid selles küsimus ja nii edasi. Nii et ma natuke sekkusin vahel, aga ma lihtsalt kartsin, et ma unustan selle nüanssi ära. Ja tõepoolest, ma ei ole selle nurga alt mõelnud, kuna nii-öelda, mul õnnestus osaliselt näha nii-öelda,
kuna meie perekond siis liikus Eestisse 90-ndatel ja kogu tegelikult nii-öelda algne perekond on olnud Moskovskist, see on Tula oblastis, et me olime enam-vähem iga suvi seal alates aastast, ütleme niimoodi 94, 93 ja siis oli võimalik näha, et kuidas see nii-öelda väikelinna elu, kus on ikkagi nii-öelda postnõukogude aegsed inimesed kogu oma hoiakutega ja siis kui ma vaatasin mingisugused koduvideod vanaisa sünnipäev, siis nende töökohtadel on endised nõukogude plakatid ja kõik need loosungid ja kõike seda. Et ma sain sellist tükike sellest ajast, mis on võib-olla ka mänginud sellist negatiivset rolli, et ma igatsen seda, mille osa ma ei ole kunagi olnud, aga mille nii-öelda vaatleja ma korraks olin. Vaadates seda, et kuidas inimesed saavad kokku, laulavad, räägivad ja nii toredad. Praegu ma saan aru, et igasugune istumine käis loomulikult väga suure alkoholikogusega ja kõige muuga, mida ma loomulikult väikses eas tähele ei pannud. Aga huvitav on jälgida seda, et kuidas jällegi selline inimsuhtlus võib olla tõepoolest sellepärast, et minu vanaema töötas kusagil seal lihatööstuses, oli lihtsalt keegi seal tööline, tal oli võimalus ilmselt vahest mingisugust lihatükki saada. See on tegelikult väga huvitav, see on meile just nimelt inimestena, me tahame kuuluda mingitesse gruppidesse, veel kord, me oleme karjaviisilised elukad. Vaadake, need on ju väga head näited, kui tänasel päeval või ka Eestisse saabuvad siis inimesed kuskilt mujalt pagulase staatuse, siis nad nagu koonduvad ju kuskil kokku, käivad koos, nad valdavad üritusi, teevad midagi ja võtame kas või eestlased, kes sattusid teise maailmasõja keeristes Kanadasse, koondusid valdavalt Torontosse, elasid seal klubid, tantsuansamblid, nii edasi ja oma kõrgkool. Nii et see on niisugune soov või võtame juudi rahvusest emigrandid Nõukogude Liidust New Yorgis, Brighton Beach. Juhtusin sinna kunagi ja sinna oli ju üles ehitatud see sama Nõukogude maailm, defitsiidist, mida Nõukogude maal kätte saada polnud võimalik. Astusid sinna Vene poodi ja seal müügil oli aasta, esimest korda pääsesin välismaale ühele külla, see oli aasta 88 lõpp, Gorbatšovi aeg ja sattusidki, tähendab sellesse maailma, kus lihtsalt nagu kopeeriti seda, millest tunti siin puudust, et ei samastutud sellega. Ja mul on veel üks kogemus järgmisest aastast. Minu onu lahkus Eestist 36. aastal Palestiinasse ja 89 siis pärast Ameerikat sain ma sõita talle külla. Ja tema kirjavahetuses, minu isa oli juba surnud, aga tema, ta oli vanem vend, ta oli elus. Käisin tal külas, kõik oli väga sümpaatne ja siis olid ühed kauged sugulased, kes elasid Tel Avivis. Ja läksin neile külla ja saabusin ja astun sinna korterisse ja see pilt, mis avanes minu silmadele, oli niisugune üllatuslik. Suures toas olid toolid pannud ritta. Niisugune kuju või tunne, nagu siin on moodustatud kinosaal. Ma küsin, et milles siis asi on. Ja siis peremees ütleb mulle, et see oli suur maja, 9-kordne, et meil on ainsana siis teletaldrik, mis näitab ka Moskvat. Ja parajasti tuleb või kohe tuleb või varsti tuleb Kašpirovski. Ma ei tea, kas see nimi ütleb teile midagi, aga see oli see hüpnoos, mis on ju täiesti rabav, et Nõukogude aeg, kus midagi sellist, see oli juba lõpp seal Gorbatšovi aeg, aga ikkagi midagi sellist ei saanud olla, aga need olid ju hiiglaslikud saalid, puupüsti rahvast täis, seal esireas istusid haiged inimesed ja siis Kašpirovski näid.
ja nüüd ma mõtlesin, oli vaja lahkuda Nõukogude Liidust, jah, selleks, et koguneda siis sinna tingliku kinosaali vaatama Kašpirovskit, jah. Aga on vaja, tähendab, et inimestel on vaja seda kuulumist ja kui nad satuvad võõrasse keskkonda, mis on ikkagi neile kuidagi hirmu äratav või midagi sellist, ka keeleliselt väga raske, siis nad hakkavadki koonduma. Ja see seletab ka, miks osa Eesti vene elanikkonnast täpselt samuti moodustab siis neid oma kinnisemad, nad on võõras, ei tunne ennast kindlalt, ebakindlalt ja kui keelt ka ei valda, siis tekivadki niisugused siseemigratsioonid, võime isegi neid nii nimetada. Siis, kui mõtlesin selle peale, et mis teemadest me tahaks rääkida, ma ei leidnud teemasid, mis oleks positiivsed. Oi, need on kõik positiivsed, millest me räägime. Ja ma tegelikult jõuan alles nende juurde, mis on negatiivsed. Mis on negatiivsed, mida ma tahtsin küsida, sellepärast, et paraku, kui me räägime ajaloost, mis me tahame rääkida sündmustest, ja need sündmused on tavaliselt suured ja niisugused kas sõja või siis muu agressiivse staatusega, aga endiselt on nagu need teemad ühiskonnas väga kõiki huvitavad. Näiteks ma tahaks küsida, et kas teil on kunagi olnud kokkupuude KGB kas esindajaga või mis tüüpi No ikka, loomulikult Nõukogude ajal nendega mitte kokku puutuda polnud võimalik. Pärast, et kuidas see süsteem toimis? Mida nad tahtsid? Kuidas see süsteem toimis? See süsteem on muidugi sedavõrd suur ja kõike hõlmav, et me peaksime pühendama sellele ikkagi saadetes sarja. Alates ajaloost, kuidas see süsteem sünnib, milline oli julgeoleku vahekord, kes keda juhtis, kuidas see kõik jooksis kokku Moskvasse, kuidas need struktuurid olid oma vahel seotud, kes kellele allus, kes keda kontrollis ja nii edasi. Ja nagu sageli väga suurte süsteemidega, ja muidugi siin on ka ajaliselt väga erinevad perioodid ka. Stalini aega, hilisemad perioodi, kas kõik elasid nakatuna hirmu, nagu see oli Stalini ajal, või juba pärast Hruštšovi sula, kus ikkagi need hirmukammitsad olid lõdvenenud, inimesed niivõrd ei kartnud, anekdoote võib ikka rahulikult rääkida, keegi jooksnud kellegi peale kohe otseselt kaebama, kuigi kaebekirju kirjutati ikka, nii et need on väga erinevad maailmad ja erinevad Kas te olete kogenud ka neid kaebekirju? No mina ajaloolasena olen neid arhiivides näinud, loomulikult. Kaebekirju oli alates kulaslike majapidamiste. Aga teie vastu keegi on? No kus mina seda võin teada? No mida ma oskan öelda isiklikest kogemustest? No seda võib teha igaüks natuke vanematest inimestest, sellepärast et Nõukogude ajal oli niisugune süsteem, et kui inimene tahtis sõita välismaale või ka sõitis välismaale, siis avati tema toimik, julgeolek, ja need on need vähesed julgeolekumaterjalid, mis on arhiivis olemas. Nii et kui need vanavanemad, kes on olemas, on kunagi tahtnud sõita, kus välismaale, kapriiki, siis avati see toimik. No minu toimikut läksin kunagi vaatama ja oma üllatusena leidsin seal ühe asja, kohe ütlen, mis asi see oli, mis mind suisa jahmatas. Ma olin pioneerlaagris, see oli Valkla pioneerlaager, see oli küllaltki eriline pioneerlaager, sellepärast, et seal olid ka vahete vahel Soome ja ka Rootsi kommunistide vasakpoolsete seal lapsed, kuidas neid Nõukogude Liitu kutsuti, kuidas paanika kõik korraldatud, on omaette teema, igatahes nad seal olid. Ja seal oli üks väga sümpaatne tüdruk, üks Rootsi tüdruk, kellega mul oli kirjavahetus. No, saatsime postkaarte ja mida siis seal 13-14 aastased inimesed ikka kirjutavad.
ja ma olin unustanud tema nime ja sellega seostub veel üks lugu, kuidas ma seal ühe hea sõbraga vaidlesime, et mis selle tüdruku nimi oli ja nii edasi, mäleta. Ja möödus aastaid ja ma võtsin selle oma toimiku huvi pärast välja, et vaadata, mis materjalid seal siis sees on ja kas ma seal satun selle peale, mis põhjusel mind siis kuskile ei lastud. Ja selles toimikus ma leidsin selle tüdruku postkaardi, oli ära võetud. Püütu postkaardikene Rootsi Umeå linnast, see tüdruk oli mulle saatnud. Et ta ei jõudnudki? See ei jõudnudki minu. Ja no see on, iseloomustab selle ajastu absurdsust. Teismelised lapsed, postkaardid, miks see sinna sattus, miks see ära võeti ja loomulikult siis see katkestas ka igasuguse kirjavahetuse, sest kui sina saadad ja vastu ei tule, siis selge, et lihtsalt ja noore inimesena tekivad sul teised suhted, teised huvid, mitte et seal mingi suhe oleks olnud, aga lihtsalt kirjavahetus. Näiteks üks. Siis väga paljude inimeste puhul ju teati, on julgeoleku üks neid persoone, neid on kirjeldatud ja need olid tuntud niisugust inimesed. Nii see oli. Nii et... Mis nii-öelda, KGB nii-öelda roll siis nõukogude aja lõpupoole peal oli peale selle, et kogu see reisikorraldus ja igasugused muud teemad, et kas ta on nii ehmatav organisatsioon, nagu meile ka tänapäeval räägitakse? No eks ta ikka on ehmatav organisatsioon, juba tulenevalt, sest me teame väga palju analoogilistest organisatsioonidest tänu Stasile, Ida-Saksa julgeolekuorganisatsioonile, mis muidugi töötas veel laiali hõlmavalt ja need arvud, palju neil oli siis Ida-Saksa koostöölisi või kes aruandust ja nii. Seda on jällegi, veel kord, see on nii pikk teema, et väga raske on selle lühikese saate jooksul kogu selle organisatsiooni ja kirjandust on tohutult. Aga ütleme siis niimoodi, et minu teadliku elu jooksul mingit niisugust hirmu ju ei olnud. Kui sa ei olnud otseselt dissident, kui sa ei, muidugi, olid mingid hetked, ma olin ju siis ka Ajaloo Instituudis ja 40 kiri ja mitmed sõbrad kirjutasid alla ja see oli ikkagi niisugune tõsine hirm, hirm, mis siis järgneb töökohast ilma jääda, aga töökohta sissetulekud ja nii edasi, arreteerimised, süüdistused, kõik see oli olemas. Aga kui see kõik piirdus mingite juttude, anekdootide, suhtumisega, Ameerika Hääle BBC kuulamisega, siis see ei olnud mitte mingisugune risk. Aga kui sa muidugi rebisid seal Nõukogude lipu maha või levitasid lendlehti, siis muidugi. Kas võis tekkida selline olukord, kui teie poole oleks keegi pöördunud mingisuguse palvega, ma ei tea, kas jälgida kedagi või midagi, mingisugust, ma ei kujuta ette isegi olla teatud ideoloogia suunas, näiteks poolt rääkija, kas sellised asjad said ka juhtuda? No kujutage nüüd ette, et siin diivanil istuks inimene, kes midagi analoogilist tegi. Kas ta vastaks teile, et jah, ma seda tegin. No kui tema nimi pole julgeoleku meie dokumentidest avalikust, teame, need töötajad, kelle nimed on teada ja kui nad teavitanud, siis nende nimed on avaldatud. Midagi me teame tulenevalt selles, et julgeoleku aastaraamatud kuni aastani vist, ma ei eksi, seal 57, need on avaldatud, nii et igaüks teate kuulajatest, kes selle vastu tunneb, otsib ülesse ja sealt te võite leida, et väga paljud Eestis inimesed, keemikud, teadlased, kultuuritegelased olid nimedal kuni ka tulevase
Vene õigeusu kiriku patriarhina välja, praeguse patriarhi? Endise patriarhiga, jah. Selle patriarhiga, kes oli Eestist pärit. Aleksi. Ja Nikolaev oli vist tema varjunimi, kui ma ei peta. Nii et need nimed on kõik olemas. Mis puudutab hilisemat perioodi, siis need materjalid kõik läinud Moskvasse. Mis muudabki, väga mõnedki inimesed võib-olla šeeritavad. Keegi ei tea, olnud juurde tullakse kuskil tänaval ja või ohvikus. Räägime meile midagi, muidu meie teeme seda. See on ultimatiivne viis suhelda. Selline viis on ju kõige levinum. Sellepärast said ka värsked materjalid 57-58 ei huvita enam kedagi. Tagant järele on muidugi kurb, et me oleme seda pidanud väga eestimeelseks. Aga siin tuleb ka vahet teha. Ma arvan, et polnud ühtegi giidi, mis ma arvan siin. Ei ole midagi arvata, see on teada. Turismigiidi ühtegi, kes välismaa gruppe juhendas. Polnud ühtegi Eesti teadlast, kes saadeti ja kellele anti võimalus, ütleme mõnes kapriigis asutuses paar kuud töötada, ei oleks pidanud pärast kirjutama aruannet. Muidugi ta kirjutas. Muidugi. Teist võimalust üldse ei olnud. Pidi kirjutada. Kõik kirjutada. Küsimus on ainult, mida ta inimene seal kirjutas. Ja mida eriti, näiteks, kui keegi ajaloolane või kõik lugutseb oluline, sai võimalus töötada, ütleme niimoodi, et tema uurimisvaldkond oli Rootsi aeg Eestis. Ja pika kirjavahetuse tulemusena sai Moskvast loa töötada Stockholmi arhiivis 3. Kindlasti eraldi küsimus, millele ta pidi oma aruandes vastama, olid kontaktid, ütleme, emigrantide. Ja siis sõltus sellest inimesest, mida ta kirjutas. Selle inimesega me kohtusime, sest seda varjata tõenäoliselt ta ei riskinud, sest jälgiti ju pool saatkonda või 3/4 saatkonda, Nõukogude saatkonda olid ju luurajad, kes ta jälgisid tema seal ja kui ta kuskil kohtus, mingi ajaloolased kohtusid, mingi emigrantliku Eesti päritolu ajaloolasega, siis nüüd ongi küsimus, mis ta kirjutab. Ta kirjutas, et selle X-iga, kui me kokku saime, rääkisime, tema tunneb huvi liblikate vastu ja rääkisime. Liblikaid ma olen viimasel ajal näinud või ta kirjutas sinna, et see on Nõukogude vastu menestatud inimene, laimas meie siis valitsust ja rääkis, Eesti rahvas on orjastatud ja edasi, nii edasi. See valik oli sellel inimesel olemas. Aga kui nüüd tuleb välja, kuskilt tulevad need aruanded ja teie põlvkonna jaoks keegi kirjutas, inimene oli seal, käis Rootsis ja kirjutas KGB-le, siis teie võite leida, et see on igasugune vastik inimene, aga seda tegid kõik. Nii et see on jälle see näide, kus tuleb natukene detailsemalt neid asju vaadata, enne kui hakata hinnanguid andma, kuidas inimesed tol ajal käitusid ja mida nad tegid. Kas teile tundub, tänapäeval on see organisatsioon nii võimas, kui sellest räägitakse, et võimalus poliitilisi suundi mõjutada, ideoloogiaid ja kõike seda, või see pigem on rohkem kui konspiroloogia juba alane? Kõik sõltub situatsioonides. Rootsates oludes on loomulikult mõjutada. Ole kahtlustki, et seda tehakse ja on olemas ju terved struktuurid, kes tegelevad, pole mitte mingisugust kahtlust ja eesmärgid on ka arusaadavad ja loomulikult muidugi. Erinevates variantides, alates mürgitamisest äärmuslikus variandis ja lõpetades siis kuvandite loomisest ja nii edasi muidugi. Seda on ju alati, iga riik ja süsteem on tahtnud ju näidata heas valguses. Vaadake Hiinat, tähistame aastad,
arnevalid asjad, no ja samas me teame, mis võib-olla huvitav, kas Hiina uue aasta siis sisse toomine Euroopasse, kas võib olla nii-öelda siis Hiina agentuuride tegevus, sellepärast et see ajas on saanud rohkem, ütleme niimoodi, tähelepanu kui kunagi varem, kogu Hiina asjade tähistamine ja võib-olla ka tänu levikule Feng Shui tüüpi, ma ei tea, materjalidele või mis iganes. No loomulikult, kõik see, ega siis alati seda nimetatakse ju pehme jõud. Siin ei pea ju olema midagi halba, sest kultuur ja kõige selle levik, aga kui selle taga nähakse mingisuguseid muid eesmärke, kui on Puškini instituut ja Puškini instituut levitab ja soodustab vene kirjandusega tegelemist, selle kõigega, see on kõik teretulnud, aga väga sageli on ju läbinähtav see soov. Selle abil tahetakse luua mingisugune kuvand riigist. Me kogu aeg meeles pidame, et selle kõrval, selle Hiina uue aasta kõrval toimuvad ka need sündmused. Me peame suutma neid asju eristada. Nii et see on jällegi see arusaam, mis meil peaks olema, kui räägime ja ka naudime, miks ka mitte. Väga ilus vaadata seda. Neid liikuvaid draakoneid ja nii edasi. Hiina toit ja Hiina massaaž loomulikult. Loomulikult, see ei tähenda, et me aplodeerima kõigele. Jah, ma ei ole isegi sellise nurga alt lähenenud, aga ilmselt raske on elada, kui sa alati üritad mõtestada seda, et kus kohas need tuuled puhuvad, tavainimesed tahavad lihtsalt nautida teatud sündmust ja sellega nad piirduvad. Nii see ongi. Aga siis selles see oht ongi, et naudime seda sündmust ja mingis situatsioonis, kui seesama inimene, organisatsioon, riik astub mingi sammu ja ütleb meile, see on väga ilus samm, sest meie ju kogu aeg näete, draakon on nii ilus, siis me kuidagi intuitiivselt nagu mõtlemegi, et vot ongi nii, et meile luuakse niisugune võltspilt teatud situatsioonides ja teatud valikute puhul. Kas me mõistame seda hukka või me tervitame seda, kas me laulame kaasa või me ütleme midagi kriitilist, ju mõjutab meid. Sest Hiina puhul ongi see, et võib-olla see kuvand, mis on loodud, vähemalt jällegi minu vanuse grupi seas on see, et tegemist on riigiga või siis kultuuriga, kus on ajalooliselt olnud erinevad loodud targad süsteemid, alates Feng Shuist kuni igasuguste akupunktuurideni ja kõige selleni. Et mulle tundub, et tõepoolest, et vähemalt mis puudutab Hiina traditsiooni meie kultuuriruumis, et ta on tunduvad vägagi positiivne. No loomulikult, see on ju täpselt sama. Me suhtuda suure lugupidamisega, suure armastusega, vene kultuuri. See ju küsimuski. Aga ega sellepärast me ei pea heaks kiitma Putini tegutsemist Krimmis näiteks. Nii et see on ju see küsimus. Väga sageli me paneme need asjad kuidagi ühte patta. Umbes nii, et kui meile meeldib see, siis me peame tingimata ka kiitma heaks seda. Seda me ei pea tegema. Ega siis see, et ma kritiseerin mingisuguseid Eesti valitsuse otsuseid, ei tähenda seda, et ma Eestit ei armasta ja vastupidi. See on täpselt sama asi. Me peame nägema seda pilti natukene nii, nagu me rääkisime nendest paljudest asjadest. Mitte nii mustvalgena ja mitte nii üldistatuna, vaid suutma eristada midagi, mis on head sellest, mis on halb. Ja reageerima ka vastavalt. Mõõdukalt? No mitte mõõdukalt, kui me ei tohi reageerida nii. Siin on väga konkreetne näide. Ma ei hakka nimesi nimetama. Mulle ei meeldi Venemaa tänapäevane poliitika ja vene kirjandust ma ei loe. Näitena. No sa jääd ju väga paljust ilma. Korraks selle nii-öelda Krimmi juurde, et ilmselt ajaloolane vaatab kogu nende sündmuste jada
mingisuguse normaalsuse raames selles mõttes, et läbi ajaloo kõik maatükid on saanud nii-öelda erinevat kuju ja kõik need riigid ja kõik muutuvad, et see, kus inimesed näiteks ütlevad, et see on meie riik, ütleme niimoodi, või need on meie riigi piirid, ükskõik mis rahvusest me räägime, siis tegelikult ju inimene sellel maatükil on ju tulnukas selles mõttes, et meil ei ole midagi, mis on meie oma, me oleme otsustanud läbi teatud sündmuste, et see on meie maatükk ja nii ta on sellepärast, et meie nii otsustasime, et need õiguseid ei ole ju kusagil kosmosesse kirjutatud, kellele see mingi üks või teine tükk kuulub, et kas teie jaoks ongi see asi nagu regulaarne, et nii need asjad siin maailmas ja selle kaardi peal toimuvad, et see kaart muutub? No et see ei peaks nii olema ja väga paljus see enam nii ei ole. Eriti see ei ole Euroopa Liidu variandis. Euroopas on vist vähe piirkondi, mille nimel on nii palju verd valatud kui Elsass ja Lothring, mis paikneb Saksamaa vahel, ma ütleme. Ja tänase päeva Euroopa Liidu raamides, civiliseeritud maailma raamides, tahad elada siin, elad seal, oma valik, tahad minna sinna. Ja võt sellepärast kogu see Krimmi lugu on niivõrd eelmise sajandi lugu. Ja veel kui mõelda, 2 vennas rahvas, milles küsimus? Milline geopoliitika? Mis seal toimub? Ja kas siis tõesti see inimene, kes elas Tambovis, oleks Soovikor, raha on, võinud minna elama Krimmi. Kes elas Krimmi, ei oleks võinud minna Tambovisse, kui talle millegi pärast meeldib. Milleks selle juurde peab riputama mingi geograafilis-poliitilise kaardi, kus kindlasti joon, et see maatükk on minu riigi tähendus. Kui see sama inimene võib osta selle maatüki, ehitada sinna maja ja see ongi tema maatükk. Ongi. Vot see ongi erinevad mõtlemiskategooriad. Kas me mõtleme riikidena? Me tunneme ennast sellepärast hästi, et nüüd tükk on värvitud sama värviga, nagu poliitilisel kaardil on siis värvitud veel mingi tükk. See annab siis mõnusa hea olemise. Või see teadmine, et need värvid on väga suhtes, need on siis akvarelli värvid. Jah, piirid peavad olema ja nii edasi, aga põhimõtteliselt tahan elada Austrias, elan seal, millegi pärast mulle meeldib seal poole. Elada Saksamaal, siis elan seal. Inimene saab seda määrata ja vot see on mingi niisugune mentaliteet, kuuluks nagu eelmisesse aega. Aga ta ei kuulu eelmisesse aega, sellepärast need sündmused leidsid aset tänapäeval. Jah, nii et selles mõttes, jah, see arusaam maailmast, kus on kindlad värvid, tooned, et see eksisteerib paratamatult. Ja see ei ole ainus piirkond, kus näeme. Kas see ei ole seotud sellega, et Putin on ära tundnud võib-olla teatud kogukonna tujud? Loomulikult me rääkisime samastumisest. Väga lihtne on samastuda vägeva riigiga. Eriti Nõukogude ajaloos on ju seda väga hästi teada, et ajajärkudel, kui ju ütleme kuskil provintsides süüa polnud midagi, aga samastusime, me allutame kosmost. Muuseas tänapäeval ja see ongi üks niisugune suur muutus, et 2 postulaati minevikus, millega Nõukogude ajal samastuti, suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon, teine oli võit suures istungi. Suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon on langenud ära. Vähemalt paljude inimeste jaoks on arusaamatu. Samal ajal Lenin mausoleumis ja samal ajal püstitatakse Koltšakile ausambaid. Siin on orienteeruda väga raske. Tõuseb lipu vardasse tsaariaegne lipp,
Nõukogude aegse hümni saatel. No, nagu väga raske aru. Ja sellepärast see minevikus, ainus posta, ongi võit suures Isamaasõjas. Vot see on küsimus, miks meil on väga raske ajaloos leida konsensus. Kui lääneriigid, no ei ole kogu Saksamaa ajaloo või Prantsuse ajaloo, võtame, see on parem, narratiiv üles ehitatud võidule suures Isamaasõjas. Sellest räägitakse kui pigem katastroofist, hukkunutest, õnnetust, mida ei tohi korrata, mis tuleb kuidagi jätta igaveseks minevikku, jah, mäletada neid õudusi, aga mitte taguda seda võidutrummi. Aga siin, kui on võit, siis on ju keegi kaotaja, kes siis tahaks selle rolliga saada. Siin on väga raske leida siis seda konsensust. Ja võt see on see probleem, mis praegu eristab, ütleme, Euroopa või liitlaste arusaami ja oma seda ajaloolist narratiivi, oma lugu sellest loost, mida tänapäeval ehitanud. Võib-olla, me samastame erinevaid riike, aga nii-öelda vanusegrupi koha pealt võib-olla nad ongi nagu erinevad, et mõni on noorem, kes ei ole veel kõiki oma ambitsioone läbi elanud ja mõni on juba vanem, kes saab aru, et see enam ei ole absoluutselt huvitav, et võib-olla Venemaa puhul ongi see, et äkki oleks põnev mõned kolooniad või mingisugused asjad tekitada, nii-öelda väga üldiselt rääkides, aga niisugune noor vaim nii-öelda, et ja pealegi selle inimesed Venemaal ilmselt ei ole kultuuriliselt võrdväärsed nendega, kes elavad Euroopas, neil on teised väärtused, nende maailmavaade on ka teistsugune, et pigem võib-olla mulle tundus, et alati Venemaal ka see võrdlus käib Venemaa ja Euroopa vahel, aga tegelikult Venemaa sobiks väga hästi näiteks India ja Venemaa nagu võrdluspunkti, et selles mõttes suured riigid, Venemaal on hästi palju infrastruktuuri, mis on puudulik, inimesed, kes elavad ikkagi vaestes tingimustes ja kõike seda, et võib-olla lihtsalt tegemist ongi väga nii-öelda noore niisuguse käitumismalliga riigiga. No raske öelda, Venemaa on ju iidne riik ja Venemaa ajalugu on ju väga pikk, erinevad perioodid ja täna me ei jõua Venemaa ajaloost rääkida, see viib meid ei tea kuhu. Aga see on omaette küsimus ja nii Vene intelligents ju alates ja 19. sajandi keskpaigast on ju kogu aeg vaevelnud selle, kuhu Venemaa kuulub, kas Euroopa riik või Aasia riik ja ka tänapäeva Vene ajaloolaste seas on ju neid autoreid, kes leiavad, et Peeter oma reformidega, millega ta keeras Venemaa lääne suunas, on nagu Venemaa just õigest teest kõrvale juhtinud. Ja et see ei ole õige valik Venemaa jaoks ja nii edasi. Nii et seal on väga palju niisugust huvitavaid seisukohti. Tepp ja Mets, selle vahekord, Tatari Mokung, Mongoli ikke mõjutused, Bütsantsi roll, nii et need teemad, need tohutud avarused edasi, nii et see on igavene niisugune teema, see Venemaa ja Venemaa mõtestamise teema, just nimelt mõtestamise, Venemaa ajaloo teema, ka väga huvitava, just nimelt mõtestamine. Vot niisugust, see on täiesti Venemaa omapära, sest nii palju analoogilist niisugust vajadust mõtestada oma koht, ta siin siis oled, ta kuulud. Näiteks me ei leia prantsuse või inglise ajaloolaste kirjutistesse teema. Prantsusmaa ongi siin ja ongi, aga Venemaa puhul, no kuni selleni, avame Venemaa ajaloo raamatu, esimene peatükk on Kiievi Venemaa. See on tänapäeval ühe teise riigi pealinn. Ja jällegi määrab väga need spetsiifilised suhted. Kus siis on see Venemaa süda? Venemaa on vaieldamatult impeerium. Või ütleme, Briti impeerium on lasknud oma koloniaalvaldustest lahti ja on tõmbunud emamaale, aga Venemaa emamaa. Marjunud süda Venemaa on seal Vladimir, Suusla, Moskva, vene keeles Zaljeskaja Russ. Sinna tõmbuti ju alles tatarlast
mongolite, vanad jällegi soome-ugri, kus see piir, kus siis on need iid. Ja see muudab natukene ka niisuguseks närviliseks, mis puudutab, mida ära anda, mida mitte ja mingid seal Jaapani 2 saart, no mis elu küsimus see on, aga see on põhimõte, tänavat seda, aga siis Hiina pretensioon poolele Siberile ja nii edasi. Ka ettevaat. Üks asi, mis mind üllatas, kui ma esimest korda sattusin Venemaale niimoodi vanuses võib-olla teist, kus ma suutsin kuidagi moodi mõtestada peale selle, mis olid need lapsepõlvemälestused, kus see ikka päris pisike. Mind üllatas üks asi. Ma vaatasin ringi ja ma ei näinud venelasi nii, kuidas mina olen neid ette kujutanud, selles mõttes, et neid rahvusi on seal nii palju. Nad ei näe välja nagu mina, selles mõttes nad on keegi, kes on täiesti seal kaugest Idast ja Siberist ja mis iganes etnilised Dagestani ja teiste juurtega. Et peale seda ma nagu mõtlesingi, et aga kus see ja kes see venelane on, kui need rahvusi on nii palju. No võt, see on jälle omaette teema ja mis vääriks ju ka rääkimist, võt, see on kogu see rahvuslus ja baseerub. No Vene ajaloos on raske leida suuremat vene rahvuslast, Katariina teine, kelle soontes ei ole ju üldse vene verd. Nii et võt see seos, mille alusel me seda määrame, minu jaoks on see alati olnud kultuur. Nii kaua, kui me hakkame seda vere aluselt, nii jõuame kohe rappa. No seda on ka ajaloolased püüdnud välja arvutada, et võin numbriga eksida. Nikolai teise soontes on 127 vene verd, nii öelda. Ja seda vene verd tuleb ka jutumärkides. No Džugasvili puhul veel. No seal pole üldse midagi, jah. Aga selle Džugasviliga Staliniga on ju naljakas lugu. Ma ei mäleta, kas tütar Svetlana ütleb poeg Vassilile või vastupidi Vassilile Svetale, et kas sa tead, et minu isa, kas sa tead, et meie isa oli kunagi grusiin? Nii et laste arusaamades oli see kaob ära, jah? Ja, no, ja nii see on. Ja, nii see on. Nii rahvuse teema ja see on omaetegi. See on lihtsalt minu enda sisemisest niisugusest vaatlusest, ma olen ka üritan mõelda, et kuhu ta jääb, aga tundub, et see rohkem nagu läheb ida suunas, lihtsalt see mentaliteet, kuidas vanemad keituvad oma lastega ja kogu see need struktuurid, et neil on, Venemaal on ikka nii palju neid teisi kultuuri, kes on väga üsna traditsiooniliste ja konservatiivsete hoiakutega. Ja. Väga paljudele on ju suur üllatus, et kui küsida, milline Euroopa linna või millise Euroopa linna pealinnas, millises on kõige suurem islami kogukond, pakutakse Berliine ja Pariis, aga tegelikult see on Moskva. Arvuliselt, protsentuaalselt ma ei oska öelda. Need on valdavalt just töölised, kes saabunud endistest Kesk-Aasia vabariikid. Terved piirkonnad, jah. Jah, sest seal on Moskvas suur mošee, kus on suur silt, et see on ehitatud tänu Vladimir Vladimiris nii-öelda toega, et see tõepoolest sinna, see kogukond on massiivne. Muidugi. Teatud piirkonnad on valdavalt islami usulised. Kasani pool ka. Ja Kasanit, jah. Seos, Venemaa on tõepoolest siin nagu Eesti kontekstis ka pidev teema, aga üks teema, mis tekitab tujusid, on see, et mulle vähemalt tundub, et Eestis ikkagi, kui rääkida teisest maailmasõjast, et eestlaste seas ütlen niimoodi, et kas Adolf Hitleri nii-öelda siis kuju või siis isiksus ja natsionaalsis sotsialistlik partei ei tundu olevat mulle vähemalt, et see on kuidagi moodi negatiivselt mõtestatud asi. Et ma ei tea, kas see sõltub nii-öelda suhtlusringkonnast, aga pigem nii-öelda inimesed on
sellisel seisukohal, et Venemaa on pigem olnud Nõukogude Liit on olnud nagu agressiivsem kui see, mis toimus nii-öelda Natsi-Saksamaa poolt, et kas teile need asjad on tundunud kuidagi häirivalt, et kuidas need on meie ühiskonnas? Ikka on, sellepärast, siin on kaks momenti. On kaks momenti, mis seda määravad ja kõigepealt see on algmoment, see on esialgne, see on ikka niimoodi. Ütleme, kui on üks väike jänes ja siis, kes siis on paha, kes on paha, kaks hunti, siis muidu läheb sassi, ütleme hunt ja karu. Ja see on jänes, Eesti on jänes. Kes on siis nüüd tagantjärgi paha? See, kes esimesena kallale tuleb. Karu. Paha. Hunt lööb karu minema. Hunt saab juurde plussmärgi, pigem. Emotsionaalne pluss. Ta siin laamendab ja see kord. Siis tuleb karu lööb hundi minema. Ja jääbki siin. Ja võt see pikk periood jällegi. Ja? Siis kogu see negatiiv. Kõik samastub selle karuga. Rebane valitses siin ainult 2 aastat. Ja kõik tuleb ka meelde, et tegi ka midagi head või halba, midagi ta lubanud. Aga see karu aeg, see on nagu domineeriv. Ja võt see määrab väga palju seda suhtumist. Ja siin on väga konkreetne, karu ongi Nõukogude Liit ja meie näites rebane oli Saksamaa. Määrab väga palju selle suhtes. Kui hakata nüüd, ja kõik muu on aga, oleks võinud, kui aga oleks jäänud Saksamaa siia pikalt ja lõpuni ja Eesti oleks saanud vabaks mitte Vene Nõukogude Liidust, vaid ütleme Saksa liitvabariigist, siis oleks suhtumine teist ja nii edasi. Aga see on objektiivne minevik ja see määrab väga palju suhteliselt. Nii et mis loomulikult mõistlike inimeste jaoks ja teades, millised olid ka sakslaste sakslased on ka võib-olla Hitleri natsionaalsotsialistide plaanid, siinse elanikkonnaga ei ole ju ka mingit põhjust rõõmu. Tundub ikkagi, et niisugused faktid on ikkagi näiteks, mis puudutab seda, et Eesti oli esimene juudenfrei, siis nii-öelda riik, kus nii-öelda kõik juudid olid kadunud, vähemalt ta oli nii kuulsatel kaartidel, et ta oli esimene ja siis, kui te tulete Iisraelis Yad Vashemi sinna mälestuskompleksisse, siis te näete esimese asjana Eesti klooga laagrit ja kõigega seonduva. Et mulle on alati tundunud, et see on nii kuidagi kadunud teema meie ühiskonna mälus, ühiskonna kontekstis, sest siin toimusid ikka päris mitu suurt niisugust kuritegevust ja need mõningad lood on ka alles, aga mulle tundub, et väga vähe on tehtud selleks, et rohkem rääkida nendest teemadest. Muidugi nendest teemadest peab rääkima. Nendest teemadest peab rääkima ka selles võtmes, et meenutada neid inimesi, kes on päästnud elu. Just nimelt. Ja mina räägiksin alati selles võtmes. Ilmas, et selles kurjuse maailmas on mingid niisugused alguse kiired. Neid tuleks rõhutada. Nendest peaks. See on üks asi ja jällegi, kõik see tuleb panna ajaloo konteksti. Ma juudenfrei. Meil ei ole vaja seda lahti seal, aga võib-olla kuskil mujal maailmas. Kas või võrreldes situatsiooniga, ütleme, okupeeritud Poolas. Hävitati ja oli vaja hävitada miljoneid inimesi. Eesti oludes. Siin aitas kaasa ka Nõukogude võim, kes sellest väikesest kogukonnast kuskil 1/5 või umbes saatis ju Siberisse ja küüditas, millega ju võib-olla päästis, mõni inimene tuli ju sealt tagasi. Osad evakueerusid ja kohale jäänud ligikaudu 1000 inimesest, tehniliselt
neid hävitada. Oled lugu, oletad sõnad, oletad sündmust. Ei olnud veel kord tehniliselt keeruline. Selle oletatava nulli saavutamine polnud probleem puhtalt selle peale. See nüüd pani neid selle Eesti sellele kaardile, sellele geograafilisele kaardile. Mitte sellepärast, et siin kohalik elanikkond oleks olnud nüüd julmem või kuidagi kui kuskil Poolas või Prantsusmaal. See seletab, miks Eesti. Samas on ka võrreldes Lätiga ja Leeduga, kus see kogu poliitika oli samasugune. Aga võib-olla siin ei olnud isegi tulenevalt juutide arvust mõtet mingit tohutut getot korraldada ja kasutada siis algselt tööjõudu. Löödi inimesed maha, tasunud seda. Ma arvan, et need koledused, mis Leedus aset leidsid, erine ja arvuliselt ületavad kordades seda, mis toimub Eestis. Aga tulenevalt selle kogukonna väikese arvust jõudis juudenfront. Seda kindlasti jah, aga mis mind häirib, kui ma inimestega olen nüüd seda teemat arutanud, mis puudutab holokausti, siis tänapäeval on moodne vaielda ratsionaalselt igasuguste arvude üle ja kõige selle üle, aga mulle alati tundub, et kas oli 6 miljonit või kui palju, et me ei too välja neid õppetunde, et mis tüüpi isiksused need on. Loomulikult, muidugi, see on ju põhiline. Mis on üldse, kuidas nii saab, mis on siis, mis inimene üldse on, mis määrab tema olemist, määrab. Jällegi, me just praegu rääkisime rahvusest. Mis kriteerium see on? Kriteeriumid pole olemas. Määra mitte midagi. Ja nüüd järsku, see on 20. sajand, järsku leitakse, et see on nüüd kriteerium, mille alusel määrata inimese olemist, tema väärtust, tema õigust üldse elule eksisteerida. Jah. Näide võib ju olla pisike lapsuke. Minu vanaisa vanaema tapeti ja vanem vend siis, nagu ma ütlesin, lahkus 36. aastal Eestist. Minu isa sattus, kuna ta oli trükitööline, sattus evakuatsiooni, aga 2 nooremat venda need tapeti, mis on see määramis, on see. Muidugi, nendest kõikidest sündmustest tuleb rääkida. Ja seda teemat saab ka laiendada. See ei pea olema väga sageli ja minu jaoks siin on, need vahed on ainult nüanssides, ainult. Kas selle aluseks on võetud rahvas või selle hävitamise aluseks on ka sotsiaalne päritolu? Põhimõtteliselt. Kui tapetakse tsaari tütred ja see väikene poisik, sellepärast, et nad ei teinud ju midagi selleks, et sündida. Ei ole nende valik olnud samad sündida. Samad lapsed, kes hävitati juutidena, ei teinud ju mitte midagi sündida selle sildiga. Nii et mõistmaks seda kurjust natukene laiemalt ja hoiatada. Võib-olla tulekski nendest asjadest rääkida ka natukene veel laiemalt. Mina ei oska tuua neid näiteid punastest khmeeridest. Arvan, et seal hävitati ka miljoneid inimesi. Tulenevalt mitte nende tegudest, vaid nende päritolust. Nii et neid paraku näiteid inimeste ajaloos leiab tuua. Mulle tundub, et Eesti oleks ideaalne koht tegelikult, kus võiks luua, väga abstraktselt räägin, mingi keskuse, mis väga selgelt inimestele selgitaks, mis puudutas Gulagi, mis puudutas laagreid. Väga õige, minul ei oleks midagi selle vastu, kui planeeritav muuseum keskenduks kurjusel. Sõna, jah.
mis tüüpi need isiksused on, kes Just sinna nimelt. jõudsid, Jah, et väga õige, täiesti nõus. sest jah, meil sümpaatiad on nagu erinevas ühes teises suunas, poliitilised, mittepoliitilised, aga me unustame ära, et noh, millised õppetunnid me saaks välja viia ja kuidas need inimesed tulevikus ei tekiks. Jah. On alati ju võimalus, et keegi Jah. hüppab välja Jah. loosungitega ja nende ideoloogiatega. Neid tekib alati, aga meie ülesanne on, et ei tekiks tingimusi, kus pääsevad võimule ja kus nad määrama teist. Aga suur tänu teile, et tulite meile külla. Aga aitäh kutsumast ja eriti, kui kutsuvad teise põlvkonna esindajad. Ja ei olegi vahe nii hirmuäratav, saab ikka juttu ajada küll. Absoluutselt, suur tänu teile. Aitäh, suur tänu. Aitäh.